Täna siis räägime varudest, mis on küll juba võib-olla palju kuuldud teema, aga küll ei tee küllale liiga. Ja varudega ongi selline vahva asi, et meil on poed käe-jala juures. Me saame igal pool kiiresti asju kätte. Aga mis saab siis, kui näiteks on voolera, kui on torm, kui me oleme haiged või kui me lihtsalt ei viitsi poodi minna. Ja selleks ongi mõistlik varuda koju teatud toiduaineid, aga kõigepealt võib-olla natukene üldistest põhimõtetest, mida silmas pidada endale koduste varude tekitamisel. Kindlasti hästi oluline on meeles pidada seda, et tuleb soetada neid aineid, mida pere reaalselt sööb. Teine tähtis põhimõte on see, et need varud, mis meil kodus on või mida me endale koju soetame, need võiksid ka seista natukene rohkem kui mõni päev, et ehk siis võiksid olla mingi pooleaastase tähtajaga, võib-olla mõni vähem, mõni rohkem. Et osad varud võiksid olla sellised, mis kõlbavad kohe ära süüa, ehk siis, et nad ei vaja valmistamist. Järgmine grupp võiks olla sellised, mille valmistamine võib võtta natukene aega, aga ei vaja siiski liiga palju energiat selleks, sest et meil võib tekkida ka ju probleem energiaga. Lihtsalt elektrit pole. Ja siis kolmas grupp nendest varudest võiks olla selline, mis on täiesti nii-öelda klassikaline, et me keedamegi seda toodet mitu minutit, võib-olla 10, võib-olla rohkem, sõltuvalt siis tootest. Hakkamegi äkki otsast minema. Kõigepealt need toiduained, mis kõlbavad kohe põske pista. Võtame kohe siit. Siin on näiteks 2 erinevat sorti küpsiseid. Magusamaid, soolasemaid, rõngikuid. Nende küpsistega siin on just kreekerid valitud ja selle põhimõttega, et sinna ma saan midagi peale panna, teen mingi konservi lahti, panen selle siia peale, saan soolasampsu. Ja on näha ka tuunikala juurde. Siis veel kiiramps. Pähklid annavad palju energiat, on hea krõbistada. Loomulikult igale pereliikmele nad ei sobi, lihtsalt, et tänapäeval on niivõrd palju allergiaid. No pommid, kiire süsivesi aitavad ka meeleolu tõsta. Siis samamoodi siia juurde kuuluvad need näkileivad, millele saab siis 1,2 peale panna. Edasi siis liiguks nende asjade juurde, nagu öeldud, et toiduained, mis vajavad väikest valmistamist. Vähest aega selleks. Ehk siis siin on olemas, näidiseks on niitnuudlid, siis siin on helbelised pudrud ja siia kuuluvad sellesse gruppi ka purgisupid, pakisupid ja nendega on just see, et siin on täitsa mitu portsu tuleb välja ja vajavad nad ainult kuuma vett. Ja kui meil isegi ei ole pikalt keetmise võimalust, siis näiteks nende samade nii pudrud helbeste kui ka niitnuudlitega me saame panna ju kuumavee peale, jätame nad seisma, paneme kas või katame millegi soojaga ja nad paisuvad ja valmivad niimoodi. Ja siis edasi on juba tulevad sellised toiduained, mis vajavad natukene pikemat valmistamist. Siin on näha, et need on natukene jämedam pastatoode, siin on riis ja taaskord on see, et igaüks valib selle enda meele järele, kes sööb riisi, see saab seda kosta. Ja taaskord saame panna selle pastatootele juurde siis mingit konservi ja me saame väga hästi söödud. Lisaks võiksime me mõelda, mida me igapäevaselt tarvitame siis, kui meil ei ole sellist olukorda, kus me võib-olla poest toitu osta ei saa. Teekohv, kes mida, vastavalt enda maitsele ja võimalustele. Kindlasti võiksid kodus olla sool ja suhkur, need on nagu sellised baastooted. Siis konservide puhul tahan seda rõhutada, et see valik on poes loomulikult hästi suur, et kellele sobivad need kõikvõimalikud kalakonservid, palun väga, et tõesti absoluutselt igaüks vastavalt oma maitsele. Samamoodi purgisupid, need on viimasel ajal päris heaks läinud, et kõlbuvad väga hästi süüa. Ja sama siis ka nende pakisuppide kohta. Üks väga oluline teema ja millega meil lähebki võib-olla väga kõige esimesena kitsaks kätte on tegelikult vesi.
just siis, kui meil elekter ära on ja meil endal käsipumbaga kaevu ei ole. Selleks puhuks mina soovitan, et igas peres oleks väike veevaru. Meie oma peres oleme lahendanud selle niimoodi, et köögikapi peal on kann veega alati, igapäevaselt õhtul lasen täis, et hommikul võtta oleks. Ja siis on paar 5-liitrist pudelit ka siis veega veel lisaks, et vajadusel seda kasutada. Kindlasti tasuks meeles pidada, et igal perel, ma arvan, et see on 99,9%, on olemas tegelikult vesi 8, ütleme sõltuvalt nüüd sellest mudelist, aga 6-10 liitrit vett joogivett on täiesti olemas. Et see paraku asub siis tualetipoti selles loputuskastis ja see on ju puhas joogivesi. Et nende varude kogumise ja tekitamisega ongi see teema, et asjad tuleb enda jaoks läbi mõelda ja siis ei ole see midagi hirmsat. Et see toiduvaru ei saa olla kastnurgas, et see peab olema pidevalt roteeruv, sest et ongi nii, et ma ühest otsast tarbin selle, võtame selle pasta, ühest otsast tarbin selle ära, järgmine kord, kui lähen poodi, ostan selle sinna asemele. Ja sellega me tagame ka selle, et ei lähe need säilivusajad üle ja see toidu kvaliteet säilib. Et ehk siis, et kui meil oleks nüüd kast nurgas, siis see tähendaks seda, et me oleme üks hetk probleemi ees, et see ongi kõik juba aegunud, et ta on riknenud, et ta ei kõlba enam ja tegelikult meil seda varu ei ole. Sageli inimesed arvavad, et see varude tekitamine tähendab neile lisakulutust ja ütlevad, et mu rahakott ei võimalda seda. Jah, ta võib olla mingil hetkel, kui sa seda toodet ostad endale natuke rohkem, kui sa võib-olla tolleks päevaks vajad, et võib tunduda, et jah, ma kulutan rohkem. Aga tegelikult on see on natukene ette ostetud toidukraam, mille seesama inimene, seesama pere ära tarbib. Ja kindlasti on võimalik seda teha väga säästlikult. Selle toiduvaru maksumus siin laua peal jääb vahemikku 35–45 eurot. Ja arvestada, et sellega peaks läbi saama nüüd nädal aega 2 inimest, siis see ei tundugi väga palju. Aga siin ongi see, et igaüks peab leidma endale meelepärase ja enda rahakotile sobiva võimaluse, et ennast turvaliselt tunda. Ja minu enda jaoks tähendab see varude kogumine just nimelt seda, et see annab sellist lisaturvatunnet juhuks, kui ma ei saa poes käidud, kui ma ei taha sinna minna või mis iganes muudel põhjustel.